Edu läheb vaja, raisk Edu läheb vaja, mõtlen aus, ma olen näpud nii sodiks närinud endale, et ära ma ei tea, raisk mul on varsti on kondid on väljas varsti. Tallinlaste antud paberhääli kõigepealt. Kuigi noh, tegelikult ma ei saa mitte midagi teha, vaata, on mis on, aga ikka nagu kassib. Kelle näpud. Nagu ma lubasin, eks ole, nagu ma lubasin, lauaviina, siin ta on teie ees. Kuidas palun? Mis asja? Ma ütlesin ju pudel lauaviina. Hiiumaa rahvas on sidakad, mille vahel nad kasvavad. Aga ka neil on mured. Rahu nüüd, mul siin pikk õhtu tulema seal. Kuidagi tuleb see pull siin üle elada. Mitu pudelit sul veel on? No seda räägime siis, kui valimistulemused hakkavad tulema. Aitsa, Chris Kerner on siin nähtav. Miks ma ei näe? Ei tegelikult ma vaatan valet asja. Mis aasta oli? Oi, jumal küll. Ju kutid. Chris Kerner on nähtaval. Aga ma vaatan valet naisse kutid. Proovi homme õhtule samal ajal. Siis kontroll summa, eraldi faili. Siis... No siin on uued pudeliaeg. Kui sealt tuleb nii palju asju peale. Midagi nad räägivad. Enam ei kuula midagi. Mingi salajutt käis seal raisk. Mõtlesin, kütta selle hääli juurde. Kütta hääli juurde sellele enam. Tõmba Isamaalt ära raisk, pane refile juurde. Tõmba X peale, kirjuta nüile. Kustuta Keskerakond üldse ära raisk. Aga halvemini. Oi vittu täna, ma ei tea, kus see on? Et Reformierakond ehk seda nii Marju Lauristi, nii Andrus Ansipi Valimised läbi! 20 kutid, 20! Kui vaadata valimistulemusi, mis nad valesti tegema peaksid, kas see on poisid, kõik, juurde! 124. Lukas hakkab ära minna. Kiivetil 2 korda vähem, no see on alles esimene mingi 1000 häält, see ei näita mitte munnigi tegelikult. On piisavalt sündmusi ja loomulikult on ta loodus. Aga noh, praegu on positiivne selles suhtes. No 20 häält on käes. Et inimesed ei tahaks külla tulla lihtsalt nii. Eesti 200 taanil käib 200 häält. 4 rohkem kui arvasime. Sest nüüd tuleb järgmine tonn, siis ma saan 0 äkki, vaata. Ja siis ongi puts, siis vaata, järjest tuleb 0. Hääli tuli juurde enam. Hääli tuli juurde. Seda lahti ei saa. Reform sai juurde. Tuli. Nii. Samast tempos. Rauhatu. Rahumahu. Oi, türa, täna lähme linna vist, täitsa putsis. Poisu tuli juurde. Oi, vittu, sotsid, 66 elokiivet. 66 elokiivet! Tõenäoliselt... Imp ütleks meie. Uued hääled. EOK juhtimisel, see on kõik vabast ajast oma raha eest. Esimene tuli ära. Oi, vittu, kiivet tiribergi ju. 124. Mul on 133. Palju refil on? 460, meil on 626. Tim. Või see tähendab? Chill. Pole häda midagi. Normaal, lubab. Uued hääled. 58. Rääkis tõtt või mitte. 163! Tähendab.
ma arvan, et... Veel ees. Viisalt. Ei, rohkem, mida ma ajan? Rohkem. Ise palju hääli saama, et piisab sellest, kui sinu erakond on kõik teised erakond Keskerakonna EKRE. Ei ole. Ütles, et tule valida. Oi, pasa, ei ole nii, tere, tonnalt, mida vittu? Max win. Oi, pasa, sotsid. Paha. No peaaegu, selles suhtes, ei, me oleme võitjad, rahu, veel on aega. Sest nad võtavad hääli neid, kes... Oi vittu, tonnäält, tere saad aru, tonnäält! See on nii putsis, tonnäält, saad aru meest, tonn! Tonn 100, tere, mida vittu? See on putsis, 1000 häält. 3600. Oi vittu vä! Urmas Klaas 6700 häält! Või 3700 tähendab. Parempoolsed on vastanud küsimusele, nad on päris radikaalselt... Lukas on tonniga maas ju! Eesti Vabariigi terviseks. Täitsa crazy, high. Türa, see on väga vittu, ma ei saa lihtsalt, see 1000 häält, türa, saad aru, 1000 häält, see on mingi putsis ju, see on nii putsis, saad aru, 1000 häält. Mida viimased 3 jaoskond on mingi suured ka seal üle? Viimased on kõige suuremad. Viimased 3 on kõige suuremad. Eden, Kaubamaja ja Lõunakeskus. Türa, te saate aru, mis siin toimub üldse või? Türa, ma olen kuskil kohaliku volikogu valimistel. Ma olen 9 aastat teinud mingit kuradi sotsmeediat lihtsalt. Ja ma olen täna Tartu volikogus, türa. Mul on Isamaa häältes teine koht, saate aru, tonn pluss hääli, mida vittu? Eesti suuruses teises linnas. Joo, Eesti suuruses teises linnas 4. positsioon hetkel. Nagu saate aru, kui putsis see on. Saate aru, kuidas praegu on mingisugused värvilised vikerkaare vennad. Praegu vaatavad seda valimissaadet ja nad on näost punased lihtsalt. Saad aru või? Nad on praegu mingi enesetapu äärel lihtsalt värisevad. Et siuke vend tuli ja tegi lihtsalt, saad aru või? 4 mandaati Reformierakond, püssiga seina ääres. Mõistlik vaadata ka korraks sisse. Tulevane Rõuge vallavanem, by the way, ütles seda. Ma igaks juhuks mainin ära. Siit tuleb. Ei, ma ei kujuta ette lihtsalt. Nagu ma mõtlesin, et okei, et noh, 3 sotti on olemas, siis ma olen nagu rahul. Et noh, 5 sotti on juba nagu väga hästi. Tonn ja põraki. Näidake Tartu toppi, palun. Näidake Tartu toppi. Ma tahan enda pasti näha lihtsalt seal. Ma tahan enda pasti näha, vaata. See on see vend, kes lubas kõik maa tappa, vaata. Ma tahaks lihtsalt seda nagu repliiki näha. Nagu tõsimeeli lihtsalt. Jäpe-jope on ka sees või? Ma ei tea, keegi chatis ütles, et ma ei ole, jäpe-jope on sees või? On ka või? 9 mandaati, Reformierakond 4 Võru on päästetud. EKRE 3 mandaati. On jaa, 65. On ka jäpe! Täitsa puistas. Valida põhimõtteliselt. Saad aru, ta paneb jälle ilma turvavööta jooki ju. Pühapäeval. Täiesti mental, tere. Teeb piire juba seal kuradi klub Kesk-Eestis Paide linna, kus samuti Isamaa läinud on, nemad on... Vaata! Nüüd ma olen kuulus 100%, vaata, nüüd ma olen kuulus 100% poliitiku nimega Kris Kärner teeb Tartus ikka täiesti uskumatut tulemust, kõvasti hääli on veel seejuures lugemata, nüüd ma olen kuulus, vaata nüüd, kus nüüd muutus. YouTuber ei olegi või? Vaata, küllap Tõnis Lukas paigaldab endale saba jalge vahele, läheb koputab Kärneri uksele ja palub parteisse tagasi. Ma välju Delfi, suru!
kes meil on veel Alar Laneman. Väga räige. EKRE nimekirjas, seekord on Reformierakonnast. 10 kulli. 1141 häält. Ehk siis teinud mitmel erakonna juhilega ära seal. Ja väga tugev tulemus ja see muidugi natuke tekitab küsimusi, et see huvitav on nüüd jälgida ka, et esiteks, kui televaataja võib-olla ei pruugi teada, siis tema oli siis see noormees, kes soovitas sotsid seina äärde panna ja pumppüssi kasutada, nii et oli siis sotsiaalmeedias õhutas vägivalla ja selle kõige tulemusena ta lõpuks ka lahkus Isamaast, ta kandideeris siiski nimekirjas. Nii et esiteks on küsimus, et mis siis nüüd temast saab, kas ta siiski nüüd läheb Isamaaga ühte fraktsiooni või mitte, aga samas tuleb ka küsida, et kas selle tulemusega saab siis vägivallale õhutamine kuidagi nagu õigustatud. No me näeme, et siin tegelikult Tõnis Lukase järel Isamaal Tartus tõesti on Kris Kärner järgmine ja siis on juba sotsiaalmeedias üsna aktiivne kandidaat Sandra Laur, kes on samuti üsna noor poliitik, et Tõnis Lukasel Eesti Vabariigi terviseks. Viimastel andmetel oli Isamaa terviseks. Aga tal võib minna tegelikult keeruliseks selle fraktsiooni juhtimine seal. Ja noored ja ärksed tulevad. Ära tegime, mehed, me tegime ära selle. Hea tööd, ma ei tea, ma ei oska, mul ei ole mitte midagi öelda, me tegime ära. 1600 häält. 1600 häält, mehed.